Sapi, kaotada alati kehva, Nõmme Kaljul eriti kehva kaotada, siuksed emotsionaalsed derbid, nagu need mängud meil selle Hiiu vastasega siin kipuvad olema. Täna oli selline ühest küljest emotsionaalne mäng, teisest küljest oli võib-olla emotsioonipuudus just see, mis tänase mängu Kalju kasuks kallutas. Ja, et kõigepealt ma arvan lihtsalt taktikalised asjad, mis meile määravaks said, et standardolukorrad nii kaitses kui rünnakul ja ma olen ka nõus, et võib-olla jäi meil täna emotsioonist samuti puudu. Kalju mõlemad väravast standardolukordadest, esimene selline õnnetu, teine puhtalt üle mängitud ja teenitud värav. Aga meil jäi puudu ka esimeses kolmandikus, ründekolmandikust teravusest, et ei suutnud lahendada, hoolimata sellest, et tegelikult üsna suure osa mängust domineerisime. Ja, et mingid mänguperioodid olid sellised, kus palju oli kindlalt meie käes ja meil tekkisid ka võimalused, mis oleks vaja ära lüüa, et sellised mängud võita, aga meil ei õnnestunud kahjuks seda palli sisse lüüa ja peab tõdema, päeva lõpus jäi meil ka rünnakus otsustavast puudu. Liiga hooaeg on alles alguses, nii et püksipõllud puhtaks peab vist edasi. Ja, Infoneti vastu peame kindlasti enda sooritust parandama. Jõudu! Norbert, vist liialdamata võib öelda, et täna oli üks kehva päev, sest platsi äärest vaadates tundus, et miski ei tulnud välja. Kohati olime päris teravad. Esimesel poolajal mängisime nagu võrdne võrdsega, teise poolaja algus oli pikalt meie käes, aga tulemuseks me täna seda vormida ei suutnud. Ja, ütleme, kui sa mõtled sellele, et ei tulnud välja see, et me oleks nagu ära löönud ja ka siis lasime lüüa, siis selles mõttes küll, et üldpildis tegelikult oli see mäng võib-olla rohkem meie käes kui karikamäng näiteks ja võib-olla kui siin mõned eelnevad mängud, et selles mõttes meeskond suutis seda nagu teha, et kindlalt mindi seda palli julgelt mängima, ütleme, et ei kardetud ka seda, kui vastane on seljas ja selles osas nagu suudeti samm nagu edasi astuda ja ka mängu alustasime tegelikult kohe ohtlikult, mida me ära löönud selle ees, nii et need momendid on sellised, kus mentaliteet peab olema selline, kus see pall on seal võrgus ja sellest nagu ei puudu natukene ja standardites, ütleme, nendega on tööd tehtud, aga need on selge, et tuleb meeskonnana viia veel see sõnum, et see asi peab olema ikkagi selline, et vastane niimoodi meid üllatada ei saa. Standardid olidki täna meie kirstunaelaks, esimene suhteliselt õnnetu värav, teine juba kindlalt Kalju poolt äsja vahetusest sekkunud Neemelu selle ära tegi. Mis see täpselt on, mis standardites sellistes hetkedes nagu puudu jääb, sest tegelikult asetused ja ütleme, tehniline pool nii-öelda on ju paigas, aga täna ei toiminud. No kaitses, ütleme, tegelikult ega selles mõttes me standardist endale lüüa pole väga lasknud eelmaas samamoodi, et neid väravad äkki tuli kui üldse 4, et ega selles mõttes seal peab olema see me oleme rääkinud nendest nüanssidest, milles peavad olema see nagu teravam, kuidas oma mängijaga lõpuni minna ja seista sellest, et sa ka vastutad oma mängijast lõpuni, et see nagu, sa ei tohi nagu juhtuda seda, et sa oma mängija lased kuidagi ära minna, et mingis mõttes see mängija tähtsam kui pall ja esimene muidugi nurgalöök tehti plokk, mida siis ei suudetud ära jagada nii-öelda ja see mängija sai löögile. Ja samas enda standardites on selge see, et kõige tähtsam on ikkagi see ennekõike, kuidas sa palli kasti viid ja siis alles see, kuidas sa kasti ründad. Koondise paus on nüüd vahele tulemas. Peale koondise pausi ootab meid liigaliideri Infonet ja ilmselt koondise pausi aega, kui sul on mehi trennides üsna vähe, kulutad üsna tõhusalt taktikalaua taga ja nuputades, kuidas Infoneti murdu. No see on pigem pidev rutiin, et kogu aeg sa jälgid vastast, jälgid enda mängu, analüüsid neid, et see on nagu juba tavapärane rutiin, et selles midagi ekstra nagu sa ei tee, aga loomulikult alati sa lood midagi sellist, mis sulle mängu juurde panna ja kogu aeg seda see töö käibki, nii et selles mõttes on selge, et Nõmme Kalju esitas meile täna õppetunni eelmõrda esitasime me neile, nii et nii see käibki selles liigas ja eriti tugevate heitluses, nii et sealt teeme kindlasti omad järeldused ja koondise pausi on meil vähe arv mängijaid, aga jällegi eelmaas samamoodi, et suutsime õigel ajal õiged asjad ära teha ja jällegi mängupäevaks nagu olla valmis. Liiga on tegelikult alles alguses, kõik ongi alles alguses. Ja see on alati nii, et me ikkagi läheme mäng korraga mängima ja teame seda, et
määravaks hakkavad asjad muutuma hooaja lõpus, nii et meie jaoks on iga mäng tähtis, iga mäng on huvitav ja iga mäng on meie jaoks selline põnev, milleks nagu valmistuda ja täna ma usun ka tegelikult oli ikkagi väga põnev mäng, oli väga huvitav momente minu jaoks olnud treenerina, kus oli hea näha seda, millega mängijad nagu, millised väljakutseid mängijad üritasid vastu võtta seal, kuidas nad koos üritasid seda mängu lahendada. Et selles mõttes see mäng andis ka kindlasti palju sellist emotsiooni, mis teeb sellest nagu töös selle töö, mille suhtes tunned rõõmu, nii et hooaeg on pikk ja me teeme seda. Pea püsti edasi.